selle teooria juures räägime me orbitaalidest ja orbitaalide energiatest ja me kasutame nii-öelda energiatelge, ehk siis ülespoole on rohkem energiat, allpool on vähem energiat ja sageli ilma arvväärtusteta, ehk siis on niisugune puhtalt kvalitatiivne joonis, rohkem vähem. Kui palju vähem, seda me selle joonisse peal ei kujuta. Alustame aatomi näitest, et see mudel järk-järgult sisse tuua ja niisuguse kriipsukesega me tähistame orbitaali. Üks orbitaal on kõige madalama energiaga, kõige sügavamal seal tuuma juures. 2 orbitaal on kõrgema energiaga. Elektronil on rohkem energiat, 2p-sid on 3 tükki, nad on omavahel võrdse energiaga ja on 2 kõrgemal natukene. Jälle, kui palju kõrgemal, seda joonis tegelikult ei näita. Et lihtsalt kõrgemal, siis tuleb meil 3s jällegi üksinda, 3b, 3d-sid on 5 tükki ja nii edasi. See on meie aatomi orbitaalide pilt ja elektroni me tähistame niisuguse noolekesega. Võib-olla muide mitte ainult niisugune joon nagu minul on, vaid kast, kui ise saab noolekest joonistada, mõlemat pidi tehakse. Elektroni paar eripidi spinnid joonistatakse üks ülespoole, teine allapoole vaatava noolega. Ja üldiselt, kui me paneme elektrone aatomites orbitaali peal, paneme altpoolt ülespoole. Ja konkreetselt ma lõpetasin praegu siin kohal ära. Näete, siin on meil hundi reegel, 2 elektroni on samapidi spinniga omaette orbitaalidel, ei moodusta paari. Ja antud elemendis 3D on tühjad orbitaalid. Siin ei ole midagi peal. Sinna võib midagi ergastada, aga praegu ei ole midagi. Nii, vahe küsimus, mis elemendi ma praegu joonistasin? Nii, mitu noolekest on joonis seal, lugege kokku? Kokku 16 elektroni väävel. Väga hea. Kirjutame välja, jah? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ja 3p4. Ja see on tõepoolest väävel. 16 element, 16 elektroni. See on siis see skaala, mida me kasutame. Nii et see ei ole ruumiline pilt, vaid see on energiaskaala, mis meil siin vertikaaltelje peal on. Nüüd me jõuame molekulaorbitaalide teooriani. See oli eellugu. Molekulaanorbitaalideks nimetati neid aastaid, ilmselt kohtate seda terminit ka nii kolleegide jutu sees, kui võib-olla isegi minu jutu sees. Aga kui me siin tõlkisime õpikut, siis selgus, et filoloogid pidasid molekul-orbitaal õigemaks öelda. Inglise keeles on ta molecular orbital, see on otse üle võetud. See on väga mahukas matemaatiline füüsikaline mudel, et selle taga, ei ole paar kriipsukest, aga selle taga on väga tõsine matemaatika. Selle peale on ehitatud tänapäevane kvantkeemia ehk siis kvantfüüsikal põhinevad arvutused. Valdav osa kvantkeemiat tänapäeval on molekulaorbitaalidele ehitatud või siis selle peale, saab edasi ja edasi, aga see alusfundament on seal. Põhimõtteliselt kasutatakse enamasti arvuteid, saame siis arvutada molekuli energiat, polaarsust, kuju, orbitaalide kujusid ja palju muud. See on päris suur ja tõsine ala. Ja seda, mida me siin vaatame, ma ütlen veel kord, et see on väga lihtsustatud ja kvalitatiivne pilt, et selle taga on enamasti väga tõsised arvutused. Meie vaatame seda siis selliste 2-aatomiliste molekulide juhtumil nagu H2O2, N2, kloor2, sellised molekulid. Loomulikult tegelikult sellega saab mis tahes molekuli kujutada ja arvutada. Aga me vaatame seda kõige lihtsamaid juhtumeid ja nüüd tüüpiliselt me näete, vertikaaltelg on energiatelg ja horisontaaltelg on nii-öelda molekuli moodustumise telg. See ei ole ka ruumitelg selles mõttes, et midagi on vasakul ja paremal tõepoolest ka ruumis. Ja selline klassikaline pilt on see, et meil on 2 aatomit ja praegult vesinik näiteks, 1s orbitaal ja kui nüüd molekul moodustub, siis need orbitaalid omavahel kattuvad ja jällegi see on hulk matemaatikat, meil tekib 2 uut orbitaali
üldreeglina nii palju orbitaali sisse, nii palju välja, sama hübridisatsiooni puhul, aga siis teised orbitaalid, üks madalama energiaga, teine kõrgema energiaga. Ja tihti joonistatakse siia vahel niisugused kriipsjooned, et oleks aru saada, mis millest tekib. Ongi ainult 2 orbitaali, on väga lihtne. Kui orbitaali on rohkem, siis ei ole see nii ilmne, mis millest tekib. Ja kriipsjooned siis seostavad ära. See, mis on madalama energiaga, on niinimetatud siduv orbitaal. Seda võime kujutada siis selliselt, et need orbitaalid, ühine orbitaal, kus need 2 elektroni peale võivad paigutuda. Ja me nimetame seda nii nagu sigma side, nii see on sigma orbitaal. Pärast räägime tähistest ka, aga see on siis sigma ja paneme juurde S-täht, see on S-orbitaalidest, üks S-orbitaalidest tekkinud sigma orbitaal. Ja see ülemine, see on nüüd midagi uut, see on siis nüüd lõdvendav orbitaal. See on nüüd selline, kus me ütleme, et need 2 orbitaali poolt on omavahel vastandfaasis. Me värvime eri värvi tavaliselt pildi peal. On sinist ja puhast kasutanud või roosat. Aga põhimõtteliselt siis üks on pluss, teine on miinus. Kumb on oluline, peaasi, et erinev on. Ja siin vahepeal tekib nagu p-orbitaalil on keskel see sõlmpind või nullpind, kus värk läheb teiseks. Niimoodi ka lõdvendaval orbitaalil. Tähistame sigma S tärn tähendab, et ta on lõdvendav. Lõdvendav orbitaal on kõrgema energiaga, siduv on madalama energiaga, võrreldes nende lähteorbitaalidega. Kui meil on vesiniku molekul, siis on meil aatomites on kummalgi pool 1 elektron ja me võime ette kujutada, et need nüüd tahavad liikuda siit nii nagu alla mäge ja moodustada siin elektronpaari. See teema, et üks peab ümber keerama spinni, sellest võib rääkida terve loengu. See on väga keeruline teema. Ma sellest praegu üldse libisen mööda. Praegu lihtsalt võtame selle fakti, et nad libisevad nii-öelda alla mäge, sinna madalama asendi poole. See molekul on stabiilsem kui lähteaatomid ja me võime öelda, et see molekul püsib koos või on võimeline tekkima. Ja me võime lugeda kokku, mis sideme korrutsusega on tegemist, ehk siis üksik, kaksik või kolmik side, kui me vaatame, mitu elektroni on siduvatel orbitaalidel ja mitu on lõdvendavat. On see väga lihtne, meil on 2 siduvat ja 0 on siin üleval korrusel, 2 miinus 0 on 2, jagame 2-ga, saame üksik side. As2 molekulis on üksik side, ütleb see mudel meile. Lähme edasi ja küsime, miks ei moodustu heeliumi molekul. Heelium on väärisgaas, teatavasti üheaatomiline. Katsuge nüüd selle pildi peal ära seletada, miks heelium 2 ei moodustu. Siis meil oleks siin ka elektronid, neil pole mujale kolida kui siia ülesse, jah. Me peaksime siia ka panema elektronid ja meil tuleks 2 miinus 2 ja 0. Sidemekorrutsus tuleks 0. Nii et iga lõdvendav orbitaal, kui seal on elektronid peal, tühistab samas suure süsteemis siduva orbitaali. Et selleks, et oleks side, peab olema siduvaid rohkem kui lõdvendavaid. See oleks meie heelium 2. Ma jätan siia äärtesse elektroni joonistama, kus me sinna ka panema. Ja me saaksime 0 sidemekordsuse. Ja nüüd võtame teise perioodi elemendid. Liitium, beryllium, boor, süsinik, lämmastik, hapnik, fluor, neon. Nii, siin on meil 1S, 2S ja 2B. Just seda joonistasime. 1S-id teevad täpselt sama asja nagu vesiniku molekulis. Meil on siduv ja lõdvendav. Aga nüüd on nad igal pool täis, nii et tegelikult me võime öelda, et 1S-id ei osale meie sideme moodustamine, see on mitte olulisel määral. Sest on nii siduv kui lõdvendav orbitaal on rõivatud, tühistavad teineteist ära. 2S-id teevad täpselt sama asja, aga siin võib või ei pruugi olla elektron, need peavad siduv elemendist, eks ju. Aga meil on samasugused paarid, siduv ja lõdvendav, sigma S tärn. Nüüd huvitavaks läheb 2B-de juures. Kõigepealt B-orbitaalid võivad nii-öelda otsapidi kattuda. Kui võtate ette, eks ju, tulevad lapiti, jah. B-orbitaalid, kui meil on 2 B-orbitaali niimoodi otsapidi kattuvad, siis me saame ka siduva, aga see on teistsuguse kujuga siduv orbitaal. Me nimetame seda sigma B. B-orbitaalidest moodustunud sigma side.
p-orbitaalid kattuda ka külgepidi, nii nagu tekivad pi-sidemed, kaksiksidemed, mida te olete arvatavasti juba ka orgaanikas õppinud. Ja neid tekib 2 paari. Üks tekib niipidi, teine tekib temaga risti ruumis. Joonistada seda kõige paremini kujutada ei saa, aga mõelge, et üks on ees, teine on taga siin, eks ju. Siin on üks üleval, teine all. Need on siis sideme 2 poolt, nii nagu p-orbitaalid on 2 poolt. Lähevad külgepidi kokku ja moodustavad pi-sideme. Nüüd me räägime siis pi-orbitaalist, ja arvatavasti olete pi-sidemest olete kuulnud orgaanikas. See on siis pi-p. P-orbitaalidest moodustunud siis külgepidi kattumisel. Ja edasi meil on lõdvendavad vastavad. Meil on pi-lõdvendav, on põhimõtteliselt sellise kujuga, nagu oleks meil 2 p-orbitaali nüüd vastandfaasis, nii et üks on ühel on punane üleval, sinine all ja seal vastupidi. Siin keskel meil tekib jällegi see sõlmpind või nullpind. Ja teine on ees taga, ruumis temaga risti. See on siis pi-p-tärn, lõdvendav. Ja lõpuks on meil sigma p-tärn, kus oleks nagu 2 p-orbitaali, aga nad on vastandavad kokku põrganud. Näete, siin keskel on jällegi null või sõlmpind. See on meie 2-aatomiline molekul. Nüüd hakkame samamoodi elektrone peale panema nagu aatomis või vesinikus. Näide on mu siin lämmastik N2. Elektron konfiguratsioon lämmastikul on 1s2, 2s2, 2p3. Nii, ja siin mul on 1s2, 2s2 ja 3 tükki. Hundi reegel samapidi spinnidega p-de peal paralleelselt. Teine lämmastik samasugune. Ja nüüd näete siit 1s-id. Kokku 4 elektroni olen ma siia veel kokku lugenud. Ja? Nii, 1s-id täidavad samamoodi, aga alt panema järjest tulema mööda energiaskaalat ülespoole. Tekib ära nii siduv kui lõdvendav. 2s-id samamoodi siduv lõdvendav, ehk need ei panusta tegelikult meie sideme tekkimisse. Ja meie 6 elektroni kokku siit p-de pealt täidavad nüüd ära selle sigma ja pi p-orbitaalide süsteemi ja lõdvendavad jäävad tühjaks. Näete, siia enam elektrone ei jätku. Saame, et meil on 10 siduvat elektroni ja 4 lõdvendavat. Näete, siduv 2, 4, 6, 8, 10 ja lõdvendavad on meil siin ja siin 4. Kui me juba teame, et need siin all kompenseeruvad, need samasti vaatamata jätta, siis peame mõlemad lugemata jätma, saame lihtsalt 6 + -0. Aga kui olla korrektne, siis 10 - 4 ja saame kolmiksideme. Ja see tuleb meil nüüd järgmises ülesandes, mida enam teha ei jõua, aga paneme lihtsalt tähele praegu, et lämmastikus on kõik elektronid paardunud, meil ei ole ühtegi paardumata elektroni lämmastiku molekulis.